Tere hommikust, täna on esmaspäev ja ma võtan uuesti enda nädalaga siin kaasa ja kindlasti tuleb seekord natuke energilisem, lõbusam vlog kui viimane, sellepärast ma olen täielikult taastunud, ma tunnen ennast hästi ja see reede ma lähen ka Londonisse, nii et ma võtan kindlasti teid kaasa. Ma ärkasin juba paar tundi tagasi, magasin ülikaua, tavaliselt esmaspäevad, reeded on mul vabad klientidest, nii et täna mul kliente pole, ma lähen kesklinna arvutisse tööd tegema ja siis hiljem ka jõusaali sinna. Ma just saatsin välja Indara uue kuu kalendri, meilid, nüüd mul on vaja teha Instagramis sisuplaan ja siis varsti lähen trenni. Vot keda ma siin näen. Business moments. Nii, mul on päris huvitav lugu teile. Nimelt siis laupäeval oli niimoodi, et ma kõndisin sõbrannaga linnas ja siis mingi 2 välismaa meest tulid meiega lambist rääkima, kutsusid meid lõunale, aga me ütlesime ei, et me tahame shoppata ja chillida. Siis ma ütlesin, et okei, aga lähme dinnerile. Ja ma ütlesin, et davai, ma ütlesin ise, kuhu restosse laud bookida, siis sinna Rotermanni pulli on ju. Ja läksime sinna, saime kokku ja nagu oh my god, see oli nii äge. Me olime nagu 4 söime steiki, tegime tringid, rääkisime, nad olid nagu nii lõbusad, nagu 2 Mehhiko meest ja siis me läksime edasi veel peole ja nagu käisime seal suhtes, nümfis, pailas ja see oli nagu amazing õhtu, nagu nii fun. Mul on hea meel, et me läksime ja siis täna nad siis küsisid, kas saaks nendega koos nagu trenni minna ja me lähme nagu jõuksi, et nad ongi nagu 1 päev veel Eestis ja jah, et ülipõnev. Trenn tehtud, nüüd on autos kiirel lõunas. Nagu Balta turul on sellised maasikad nagu Eesti maasikad, that's crazy. See on nagu on steroids. Ma pillasin oma meal prepi kausi maha. Aga oleme positiivsed, sest killud toovad õnn. Ma ärkasin hommikul üles, ma olin 61 kilo, aga mu eesmärk on saada reedeks 59 peale. Nii et ma panin eesmärgiks iga päev saada 10 000 sammu praegu täis, kuna muidu mul tuleb mingi 4 või 5 000 ainult, et siis ma saan kindlasti ruttu maha selle ja olen nagu strict keto. Paar maasikat küll sõin, aga see on suva. Teate, mõni õhtu on lihtsalt nii põnev vestlus mingi inimesega, et see ei saa magama minna. Ja ma tunnen, et ma olen veits magamata, ma sain kell 11 magama just sellel põhjusel ja ma juba kell 6 ärkasin üles ja no ma ärkasin öösel ka mitu korda üles. Natuke nagu heavy, aga ei ole hullu, vestlus oli seda väärt. Nüüd ma lähen pediküüri ja siis mul on järjest 3 klienti. Lisaks ma olen missioonil on ju, ma pean reedeks pruuniks saama, nii et ma pean täna kindlasti solaariumisse minema, sest homme ma enam ei saa, kuna mul on vahatamine homme ja siis ma pean teisipäev, siis ma pean neljapäeval uuesti minema. Ma lihtsalt kärsatan ennast see nädal nagu. Ma ei ole ülipikalt käinud jälle, nii et pole hullu, ma arvan. Mul sai aknapesuvedelik otsa. Kui meest ei ole, siis peab ise tegema selliseid asju. Oh my god. Jesus Christ. Natuke läks mööda. Mul oli 2 klienti Rocca al Mares. Siis ma kimasin siia kesklinna. Ma söön oma kana ja kurki. Ja siis mul on 1 klient siin vanalinnas. Põlvi lukku ei pane. Koos. Trennid tehtud, nüüd on soli aeg. Solis käidud ja nüüd ma lähen koju. Ma olen täna nii palju kana söönud, et see on nagu täiesti kriminaalne lihtsalt. Aga nüüd ma olen tantsutrenniks valmis. Miniselik. Ja nüüd on strip dance. Peale seda menitustrenn nagu iga nädal. Routine, baby, routine. Mu kliendike saatis mulle just klipi Reporterist. Täna on siis 1. juuli.
kes siis vaatas reporterit, siis teab, mis siit tulema hakkab. Fuck! Ma olen nagu täiega närvis selle pärast, aga kõik läheb hästi. Hommikusöögi aeg. Klientideks valmis, lähen ostan jääkohvi. Nii minu nädala eesmärk oli iga päev teha 10 000 sammu ja eile mul jäi mingi 2000 puudu, nii et täna peab tegema 12 000 sammu. Et loeb nädala lõikes, mitte päeva lõikes. Kõige parem on see piimavaht. Mul on kliendini veel 30 minutit aega ja ma võiks minna saali ja samme teha. Aga nagu ma kohe lähen. Ma jõudsin vahatama varem ja ma jalutan natukene Plesteris, aga nagu oh my god, teate, ma lihtsalt mõtlen, et mu elu on nagu nii mõnus. Nagu nii mõnus. Mul oli hommikul üks klient, mul pidi üks veel olema, aga ta canceldas. Kuna ta canceldas liiga vähe aega ette, siis muidugi ta pidi maksma, on ju. Ja nagu nüüd ma lähen lihtsalt koju chillima, ma lähen päevitama, ma teen contenti natukene, teen natuke arvutis tööd, õhtul on live Zoom treening ja ma lihtsalt nagu naudin oma elu. Kui sul on vähegi soovi alustada mingit enda asja ja teha, oh my god, ma nii soovitan nagu see vabadus, nagu et olla, ma saan reisida, ma saan minna sinna, kuhu ma tahan, nagu millal ma tahan, on ju. Et nagu lihtsalt võtta see ette, see on nagu nii väärt seda. See lisab lihtsalt elule nii palju juurde, et ma saan aru, et kõik inimesed ei saagi ettevõtteid olla ja nad ei tahagi olla, et sa ei peagi, aga kui sul on vähegi see soov või idee olnud, just do it nagu, do it. Ilusti vahatamas käidud. Väga mõnus. Ma panin veel pesu pesema, mis ma kindlasti tahaks nagu Londonisse kaasa võtta, kuna ma pean homme oma kohvrit pakkima. Ja lähen varsti jalutama. Mul on vaja teha mingi 6000 sammu veel. Päris hea vorm on praegu. Mul hakkab nüüd missioon ketsid puhtaks. Nii et ostsin melaniini. Vist oli sellise nimega. Magic Sponge, ülihea asi jalanõude puhastamiseks, aga nagu mu isa ütles mulle, et seda ei tohi paljaga katsuda, sest et see on mingi crazy stuff. Nii et 2 paari kitse küürin sellega puhtaks, ei ole seepi vaja, lihtsalt vett ja seda svammi. Ja siis ma viskan need sinna pesumasinasse nagu külma pesuga ja mingi 20 minti ainult. Ja siis on jalanõud puhtaks Londoni jaoks. Very exciting. Ja praegu mul seal pesumasinas käib 3. round ja peale seda tuleb 2 veel. Ma lihtsalt nagu going crazy riiete pesuga. Before. No see on siis nagu peale seda, kui ma ainult svammiga tegin, aga ma pean veel masinasse ka viskama. Pretty good! Wuhuu, 13 000 sammu ja tunni poole pärast hakkab live veinitustrenn. Just lõpetasin veinitustrenni. Tšau! Tere hommikust! Päevaks valmis. Ma olen jälle terve see nädal nii sportlik olnud, et ei olegi kleidikestega midagi sellist nunnut pannud, aga ei ole hullu, mõnikord on ka nii. Teate, mul öeldakse iga nädal vähemalt ühe korra, et kas ma olen venelane, kuna ma räägin aktsendiga. Nagu excuse me. Mul ei ole aktsendi. Tere hommikust! Tulin hambarsti juurde viimaseid kapesid saama. Väike fail, ei olnudki valmis kaped, aga mul tuli sõnum ja kõik asjad, nii et ma ei tea, vaatab järgmine nädal uuesti siis. Aga hambad on nüüd täitsa sirgeks läinud, et see on mega nice, nii et ilus naeratus avab uksi ja ripsmed tehtud ja nüüd ma lähen siia kodu juurde välijõusaali, et ma pidin täna Pilatese canceldama, aga pole hullu, homme hommikul on. Ja natuke liigutan ennast, ainult 2000 sammu on veel vaja teha.
aga teate, nagu ma olen nii excited, sellepärast ma lähen oma Londonisse. Ma olen varem käinud Londonis. See vist tuleb nüüd mu 5. kord või 4. kord. Mu õde elas seal kunagi 10 aastat, ma käisin tal külas ja ma olen ka käinud nagu mitte temal külas seal. Ja lähen siit üksinda lennukiga ja siis saan seal kokku. Ma lihtsalt näitan teile natuke nagu siin-seal, mis toimub ja mis ma teen ja kus ma käin. Kaunis mets. Lihtsalt imeline. Sammud täis. Ma hakkasin panema outfiti kokku, mis ma homme lennujaama selga panen ja nagu mul on peas siuke kindla image, aga mul ei ole selle jaoks õiget särki, nii et ma lähen nüüd Ülemiste Saarasse, et leida seda särki. Ja vahepeal, ma ei tea, mis juhtus, ma lihtsalt nagu kogemata sain poolarpuusi ära, nii et ma olen väga hydrated. Ja lähme vaatame siis sinna Ülemistesse, et mis ma ikka siin tiksun kodus, et 4 tundi veel Tuidu minekuks aega. Tere hommikust. Kell on mingi 6 läbi veits ja on reede. Ja ma ei tea, ma lihtsalt tegin luugi lahti, mõtlesin, et ma lähen teen väikse jalutuskäigu, et saaks ilusti päiksevalgust silmakestele ja saaks normilt üles ärgata. Ja siis ma hakkan asju pakkima Londoni jaoks. Ma käisin eile õhtul Ülemistes, ma ostsin sealt paar särki ja Eesti mingeid Kalevi šokolaadikomme ja juustupatsi, et viia sinna Londonisse, et midagi nagu külakosti ka. Mind lambist räigelt häirib üks ripsmekarv, nii et ma lähen uuesti ripsmetesse, et ta selle ära võtaks. Korras. Sisestan uusi retsepte kodukale, et esmaspäevast need lähevad siis laivi. Ma plaanin Londonis minna nagu fancy'le dinnerile. Valin outfiti. Siuke very fancy. Peal on lihtsalt pintsak. Ja siuksed ägedad kontsad. Teate, mis on nii naljakas? Ma tahtsin selliseid kontsi juba mingi 2 kuud vähemalt. Ma käisin kogu aeg läbi erinevad poode, kaubamajad, igast kallid poed, odavamad poed. Ja siis lambist üks päev, kui ma otsisin midagi täiesti muud, ma lähen Bershkasse. Ja seal on kõige odavamad, kõige mugavamad, kõige ilusamad lihtsalt sellised mustad kingad olemas. Need olid reaalselt mingi 30 € ainult ja need on ülimugavad nagu ja need ei hõõru mitte kuskilt. Balma! Proovin esimest korda ise teenindusses. Never mind, ma ei saanud hakkama, nii et ma pean 10 minti ootama, kuni nad selle check-in'i avavad. Nii fucking lame. Ma ei teinud online check-in'i, kuna ma guugeldasin Tallinna lennujaama kodulehte ja seal ütles, et Wizz Airiga ei saa teha check-in'i enne ja ma tulen koha peale ja nad ütlevad, et mul on check-in tegemata, ma pidin 50 € maksma. Nagu nii stupid. Ja nad ütlesid, et e-mail tuli, aga selle e-maili peal ei olnud mitte midagi nagu check-in'i kohta. Ma reaalselt vaatasin selle kõik läbi nagu... Captain will switch off the passenger signal sign, which is located just above his seat. Jõudsin. Oh my god, ja nüüd ma lähen lihtsalt magama. Kell on siin juba 1, mis tähendab, et Eestis on kell 3. Lennujaamast oli tund aega sõita siis siia majutusse. Very fake. Ma teen hommikusöögiks pannkooke banaaniga ja siis siit tuleb omelett. Ka kurb olukord. 3, 0, 3. Lähed siia sisse niimoodi. Tagumine sulgub. Crazy.
kuna ma ikkagi olen minipuhkusel, siis tahaks midagi head süüa, vaatame, kuhu ma lähen. Nii väike omlett. Ma käisin juuksis, siis ma magasin, sellepärast, et ma olin nii väsinud. Ja nüüd ma lähen dinnerile nagu selline huvitav koht, nagu Royal Reef. Kõik on täislik, kivi peal. Lähen tubiga, kuna autoga läheb liiga kaua. Natuke hirmutav on. Siit tubis on nii valav, et see on nagu täiesti kriminaalne. Väga hull. Smells like weed. Kuna on siis Pride Month praegu, siis nagu siin toimub paraad linnas ja see on nagu crazy. Kõik on viikerkaare värvidega, asjadega, et see on nagu väga huvitav kogemus. Vaadake, kui palju neid lippe on. Siin on hästi palju huvitavaid inimesi. Pom. Flashes. Wow! Party Heart. See on siuke äge peokoht. Lähme discoverime rohkem ruume. Wow, järgmine tuba. Very fancy. Täna on siis pühapäev ja lähen brunchile. Eile oli päris fun, sain magama mingi 2 ajal. Ei ole üldse halb olla. Täna ma tahaks minna kuskile vahvleid sööma või siis mingi croissanti või midagi head. Siin paned lihtsalt pangakaardi pihta ja saadki läbi, et tuubi peale minna. London Bridge. Otsime brunchi kohta. Vaadake neid donutseid. See on täiesti kriminaalne. Siit on tulemas üks väga crazy cheat day. Oh my god, so Eggs Benedict ja French toast asjad. Nii nunnud kleidid, oh my god, nagu. Väga märg olukord. Nii palju rahvast, see on crazy. Seekord ei lähe tavalise Uberiga koju, vaid on Uber Boltiga. Paadi pealt maas ja nüüd otsib koha, kus süüa siis õhtust, kell on siin juba 6. Praegult oleme North Greenwich. Kõik näeb väga fake jälle välja. Very interesting. See on siis põhiline kontserdite koht siin Londonis. Ja see on päris äge. See on nii massiivne building, aga seda ei ole nagu siit väga aru saada. See on purrata. Ja vein. Cheaty! Ma tean, et see on väga wild, see nagu ei lähe minu date'iga kokku, aga nagu ma ei tea, mis see toimub. See on see London is getting to my head nagu. Peaaegu jõudsin kõik ära süüa. Päris crazy, ma arvan, ma olen homme täiesti paistes. Tere hommikust, teada kui naljakas, nagu
siin Londonis sajab, on ju, siin 2 päeva on siuke kole ilm olnud. Eestis meil on kole ilm ja nüüd ma mingi suht nädala pärast lähen Islandile, kus ka ei ole soe, nii et nagu ma olen juba leppinud sellega, et ma nagu ei näe suve sellest. Omleti Nii, siin on siis muna, peekon, sibul, kodujuust ja parmesan. Mul on nüüd paar tundi aega arvutis natuke tööd teha. Siin on siuke mõnus elutuba. Ja peale seda mul on vaja minna lennujaama. Kui ma võtaks siit Uberi lennujaama, siis see on mingi üle 200 euri. Nii et ma parem siis teen selle suurema tripi. Uued 3 retsepti on üleval. Tiramisu, muna, avokado, salat ja vrapid ja siis meal prep sealihakartuliga. Oh yeah, vaadake kui ilusad. Nüüd mul on vaja saata välja 2 uudiskirja, üks läheb siis kogukonna liikmetele. Ma teavitan neid siis uutest retseptidest. Ma tuletan meelde meie siis koostööpartnereid, kus nad saavad sooduskoodiga asju või teenuseid osta. Ja lisaks siis see nädalavahetus toimub ühine jõusaali treening, et siis ma panen selle hääletusega üles, et nad saaksid siis hääletada. Ja siis teine uudiskirja läheb eraldi siis ainult retseptide tellijatele, andes neile teada, et uued retseptid on üleval. Ja siin on 4 espresso shotti. Lihtsalt, ma ei tea, ma kuidagi tundsin, et täna nagu võiks. Nüüd on minek ja päike on ka välja tulnud. Nii ilus. Need üksinda reisimise osad on nagu kõige huvitavamad, aga need on ka väga õudsed mõnikord, sellepärast, et nüüd ma pean minema metrooga kuskile. Siis ma pean vahetama seda, ma pean minema teise peale ja siis ma pean minema veel bussi peale. Praegult ma olen siin, ma pean sõitma siia King's Crossi ja siis sealt ma pean minema trammi peale, et sõita siis lennujaama. Olin trammijaamas ja tahtsin endale sealt süüa osta ja nagu reaalselt nothing special, mul on mustad retuusid, must särk ja siis mingi mees järsku tuleb nagu you look absolutely fabulous today. Ma nagu ehmatasin, ma olin nii nagu wow, ma ei oodanud seda üldse praegu. Aga nii funny, isegi välismaal. Ikka tuleks rääkima. Nii, ma tulin trammilt maha, nüüd siit ma lähen shuttle'i peale, mis viib siis otse lennujaama. Oh my god, I made it nagu. Jesus. Ma pidin maksma jälle 50 €, kuna mul kohver on ülekaalus. Mida iganes. Ma olen tagasi Eestimaal. Lend läks nii ruttu, ma lihtsalt mängisin Candy Crushi ja editasin seda sama vlogi. Nüüd Emps tuleb mulle järgi ja aitäh, kui sa siia lõpuni vastu pidasid ja näeme järgmises vlogis. Ciao!